sügisest saadik olen varunud materjali, nüüd mingi osa on ikka nii kuiv juba kui vaja ja osa detaile ei pea päris kuivad olema, võtame siin sabapuu või tal seal aega kuivada küll, et ta ei peagi kuiv olema, aga suur osa asju jah, peab kuivad ikka olema. Noh, need on meil materjal seisnud siis mitu aastat juba. Et arvasime, et äkki läheb kunagi vaja. Nüüd läkski. Seal on kadakad, metsaõnaput, hambad näiteks on metsaõnapust. Seal on, valdav enamus võiks olla tamm, kuusk, mend. Ikka erinevaid pöid on palju, üsna palju vaja. Eks seda tamme oli palju põhidetailides ikkagi sellepärast, et ta vastu peaks. Ja elu näitab, et on pidanud, neid on 200-aastaseid püsti ja kui on ikka olnud tubli tamm ja õiget pidi pandud asjad kõik, siis ta on pidanud ikka 200 aastat ka. Põikidala on siit otsast üle, teisest otsast on puudu. Ja see oligi, et vanad vilja oli need tapivahed täis, nii et ta pole üldse nii täpne olnudki. Siis korras. Keemiat me ei kasuta kusagil tuulikute jaoks. Mis on kõik puutorv. Need on nüüd niisugused natuke keerulisemad tiivad. Tavaliselt neid luuke nii palju ei ole, tormiluuki. Aga need reeglina ei ole tal küljes, need on küljes siis, kui on tuult vähe. Ja nad käivad hoopis vare peal tuuliku kere all nii-öelda. Need on varjus tavaliselt, et need ei ole nii tähtsad tõrvata.
laud on haavast, pigem peab ilmastikule paremini vastu kui mend. Aga kuusk on kerge ja sellepärast võib-olla kasutati rohkem tiibadeks kuuske, et tiib oleks võimalikult kerge ise. Aga haab on ilmastikutingimustes peab paremini. Siit hakkad juba viltu võtma mingi väiksema kraadiga siin 5. sõelme juures, tal on kraad kõige suurem, et jääb nagu selline koht sisse, kus tema tuult püüab. Ja liiga kõveraks neid jälle ei tohi teha. Liiga suure kraadi all siis pidi mürisema hakkama tuulik jahvatamise ajal. Tiivad, ta püüab liiga palju tuult ja siis pidi hakkama mürisema. Tahad ilmselt jahvatada, kus me tuult saaks, see on see. Tüvi käib puha ringi. Ja see on siis saab tööriista kätiti. Me siin anname tööriista teisel nõnda, et keerad ka. Siis läheb, siis ta pakub välja. Nüüd on nii kaugel jah, et võib-olla homme juba jahvatada ka. Põhidetailid on ikka vanad ja tundub, et päris kabedad, et võib-olla ongi võimalik jätta nad mingiks ajaks veel ja töötava tuuliku juures just ma mõtlen, et hakkab ka tööle see vana suurratas ja värkleme osaliselt proteesisime, aga suurratas jah, peale hammaste me ei ole seal teinud midagi. Ambed tuli vahetada jah, nad olid lihtsalt pehkinud ja pragunenud ja mõnda ei olnudki sees, aga loodame, et ta ise pea. Ma tahtsin siia otsa. Ma tahtsin siia otsa. Panna üks kiil. Muinsuskaitse on praegu rahul, kuna need detailid, mis nemad kõige rohkem tahtsid säilitada, need õnnestus säilitada ja muinsuskaitse on rahul. Asjaga praegu.